Selles videos võrdlen ma 2 tüüpi CD-trüki värve ja lisaks lihtsaid purgitekstiilivärve, mida seni tavaliselt värvimiseks kasutan. Need on Texilak CD-trüki värvi pigmendid, mida tuleb segada Texilak polümeriga. Siis proovin ka Marabou Textile Print CD-trüki värvi. Raam on Marabou väike CD-trüki raam. Marabou Textile Print värv on kohe kasutamiseks valmis. Need pole CD-trüki värvid, lihtsalt kangavärvid, kuid lisan need huvi pärast võrdlusesse. Kasutan eksperimendi läbiviimiseks kõige lihtsamaid vahendeid. Teen ühe lihtsa kujundi ja lõikan selle paberist välja. Lõikan paberi natuke väiksemaks. Kleebin selle raami poolele, kus võrk katab raami. See siledam pool läheb kanga vastu. Kannan värvid nii mustale kui valgele puuvillasele kangale. Värvimisel on vaja kaitsev vahekiht riide alla panna. Mina panen ka lisaks kilepaberi, et papp värvi külge ei kuivaks. Pingutan ja puhastan. Teen algust Marabou Textile Print värvidega. Kuna valge värv tundub kuidagi liiga paks, vedeldan seda vähese veega. Etiketil on kirjas, et võib veega lahjendada. Panen värvi paksult raamile. Tõmban mõned korrad kaardiga värvi laiali. Ja ongi esimene kujutis olemas. Täitsa kena. Ma iga pesu näitama ei hakka, kuid alati pärast värvimist tuleb raam kiirelt puhtaks pesta. Värv ei tohi võrgus kuivada. Kasutan pesemisel vana hambaharja. Kiirendan kuivamist fööni jaheda õhuga. Nüüd must Marabou Textile Print värv. See on vedelam. Kannan musta värvi valgele kangale. Tundub kena. Nüüd Texilak CD-trüki värvid. Kõigepealt Texilak polümer värvi baasiks ja lisan Texilak värvipigmendi. Segan korralikult ja prindin särgile. Teen siia kõrvale sama värviga kohe veel ühe välgunoole, sest ühe ma triigin ja teise mitte. Saab hiljem peale pesukordi võrrelda. Siin nad on. Natuke tundub läbi kumab. Ei tea, kas see peabki nii olema. Teen 2 samasugust välgunoolt veel. Selles segus jätan pigmendi osa vähemaks. Lihtsalt prooviks, kui juba proovimiseks läks. Märgin selguse mõttes juurde, millega värvitud ja milliseid triigin. Proovin nüüd musta CD-trüki värvi. Pigmenti tuleb panna vähe. Teen jälle 2 sama seguga kujutist ja nende alla veel 2. Esimesed 2 läksid vist liiga värvi täis. Teised 2 said värvi kohati liiga vähe. Parandan pintsliga. Nüüd punane. Punane kumab samuti pisut läbi. Tundub, et tumedale kangale see Texilak CD-trüki värv eriti ei passi. Trükin kohe läbi samade šabloonide valgele kangale. Valgel näeb see punane palju elavam välja. Natuke musta värvi on punasesse sattunud. Nüüd sinine. Valgel on täitsa okei. Mustal esialgu enam vähem. Raamile jäävad pärast pesu kerged värvijäljed. See on okei. Nüüd proovin Texilak CD-trüki värvi läbi šablooni pintsliga värvida. Tahan lihtsalt katsetada, kas see värv jääb pintsliga värvides hästi katma. Minu jaoks hea võrdlusmoment, kuidas CD-trüki šablooniga jäävad servad sirgemad. Nüüd aga teen šabloonid tavalisele purgis olevatele tekstiilivärvidele.
samal kangal siditrükivärvidega annab see mulle vastupidavuse osas laiema pildi. Valged värvid mustale kangale: Marabou, Pebeo, Creuleovana, Teka. Siia panen veel punase ja sinise Pebeo tekstiilivärvid võrdluseks siiditrükivärvidele. Kõik välgunoole kujutised on siiditrükivärvid. Vaatan, kuidas teksilakk pintsliga värvides jääb. Minu meelest pintsliga värvitud pind on natuke ühtlasem. Värvid on nüüd peale kantud. Lasen värvidel nüüd mitu päeva kuivada, vähemalt 72 tundi. Asun nüüd täielikult kuivanud värvi valikuliselt triikima. See pilt, mis siit läbi kumab, on hiljem juurde värvitud siiditrükivärvi jääkidest. Triigin puuvilla režiimil, ilma auruta, läbi õhukese puuvillase riide umbes 3 minutit. Alustan Marabou Textile Print värvi triikimisest. Edasi triigin teksilakk neid musti nooli, seda sinist noolt, kõiki kolmnurki, neid punaseid ja neid kolmnurki. Triigin hoolikalt vaid neid märgitud pindu, et edaspidi peale pesukordi võrrelda ja jälgida kulumisastet. Selle pildi triigin tervikuna ära. See valge kott on nüüd pesudeks valmis. Musta särgiga teen samamoodi, triigin vaid märgitud kujundid. Pesemisel keeran alati värvitud poole sissepoole või pesukotis, et värv saaks vähem muljuda. Pesen õrnapesu režiimil sama värvi riietega koos. Kuivatan pesurestil. Sama musta särgiga. Pärast esimest pesu tundub kõik väga kena olevat. Mingeid erilisi kulumisjälgi ma ei märka. Antud juhul olen ma väga meeldivalt üllatunud Marabou tekstiilivärvi kvaliteedist. Triigitud ja triikimata värvides pole veel erinevusi paista. On täiesti selge, et teksilakk pole kattevärv. Tumedat kangast hästi ei kata. Teise pesukorra järgsetel tulemustel ma pikalt ei peatu. Nüüd, peale kolmandat pesukorda, on tulemused juba huvitavamad. Marabou Textile Print on endiselt väga hea. Küll aga selge erinevus tuleb välja triigitud ja triikimata teksilakk siiditrüki värvi puhul. Triikimata värv on juba kolmanda pesuga oluliselt rohkem kulunud. Sinise teksilakk värvi puhul on väikene erinevus näha. Triigitud punane on minu meelest nõks parem. Teiste tekstiilivärvide tulemused on küllaltki head. Ilmselt nõutav triikimine annab neile vajaliku vastupidavuse. Must särk pärast kolmandat pesukorda. Silma triigitud ja triikimata teksilakk vahel väga suuri erinevusi ei näe. Kui siis triikimata on ehk pisut rabedam. Marabou Textile Print püsib hästi. Vasakul triigitud ja paremal triikimata teksilakk siiditrüki värv.
valget katvad tekstiilivärvid. Sain läbi selle testi teada, et tumedale kangale Texilak siditrükivärv ei sobi. Heledale kangale sobib. Testi planeerides arvasin miskipärast, et Texilak värv on kindlasti parim, sest on ikkagi spetsiaalne siditrükivärv. Kuid Marabou tekstiilivärvi kattuvus ja vastupidavus üllatas positiivselt. Triigitud Texilak siditrükivärv kestab kauem, kuigi etiketil on kirjas, et värv kinnitub ka 72 tunni kuivades. Triikimist küll soovitab, kuid ei nõua. Seega tegelikult värvi kinnitamine kuumutades on igal juhul tänuväärne kvaliteedi tõstmine. Triikige kindlasti. Tubli tulemus ka tavaliste tekstiilivärvide poolt, mida hobi- ja kunstitarvete poodidest ostnud olen. Kirjutan kõigi kasutatud värvide kohta täpsema info videokirjeldusse. Aitäh vaatamast, likei ja subscribe'i!